tere ja tere tulemast! Mõtle korraks, miks on meie planeet nii pungil täis erinevat elu? Üks olend elab kuskil kõrgel mägedes, teine aga hoopis sügaval ookeanis. Sellest selgituses uurimegi, mis selle uskumatu mitmekesisuse taga tegelikult peitub. Lähme! Nii, mis meil siis plaanis on? Alustame täitsa suurelt pildilt. Vaatame asja globaalselt. Ja siis zoomime sisse. Kohe ühte konkreetsesse kohta, vaatame, kuidas need suured reeglid seal paigas toimivad ja kuidas elu tantsib kaasa aastaaegade vaeldumisega. Okei, alustame siis kohe kõige ekstreemsemast otsast. Vaatame olendeid, kes on suutnud kohaneda eluks meie planeedi kõige karmimates paikades. Räägime kohtadest, mis panevad elu enda ikka korralikult proovile. Ja see viibki meid selle kõige olulisema küsimuseni, eks? Miks on nii, et elu näeb välja totaalselt erinev olenevalt sellest, kus maailma otsas sa oled? Mis on selle tohutu mitmekesisuse saladus? No vaadake seda kontrasti siin, lihtsalt uskumatu. Ühel pool on meil lumeleopard, kes tunneb end koduselt Himalaja hõrdas õhus 4500 meetri kõrgusel. Ja teisel pool pimesalamander, kes veedab terve oma elu pilkases pimeduses sügaval maal koobastes. See näitab ju nii selgelt, et elu leiab alati mingi viisi isegi kõige pöörasemates tingimustes. Ja teate, see muster kordub absoluutselt kõikjal, igas viimases kui ökosüsteemis. Organismid on vallutanud maa, vee, mulla, isegi õhu. Pole vahet, kas tingimused on kõrvetavalt kuumad ja niisked või hoopis jääkülmad ja kuibad, iga liik on leidnud oma enda täiesti unikaalse nippi, kuidas mitte ainult ellu jääda, vaid ka õitseda. Okei, aga nüüd liigume edasi. Küsimuselt mis, lähme küsimusele miks juurde. Mis on see suur süsteem, see justkui plaan, mis loob meie maale nii uskumatult erinevad tingimused eluks? Ja vastus on tegelikult üllatavalt lihtne. See peitub ühes ainas sõnas. Kliima. Just see on see kõige olulisem tegur, mis kujundab elutingimusil absoluutselt kogu meie planeedil. Aga oot, mis see kliima täpselt ongi? See ei ole see, et kas homme sajab vihma või paistab päike. Ei, see on ilm. Kliima, see on pikaajaline muster. Mõtle sellest kui piirkonna iseloomust. See on see, millist ilma sa võid seal oodata, mitte homme, vaid aastakümnete jooksul. Ja just see pikaajaline stabiilsus annabki loodusele aega kohaneda. Ja just need erinevad kliimamustrid ongi need, mis jaotavad meie planeedi suurteks tükkideks, mida me kutsume loodusvöönditeks. Mõelge neist kui nagu hiiglaslikest elurajoonidest. Igal rajoonil on oma reeglid, oma kliima ja seal elavad just need taimed ja loomad, kes on nende reeglitega kõige paremini kohanenud. See kaart siin näitab seda ideaalselt. Asi on selles, et meie maatelg on natuke viltu. Sellepärast ei soojenda päike kõiki kohti ühtemoodi ja see loobki need suured vööndid. Vaadake, siin ekvaatori ümber on kuumad ja niisked vihmametsad ja kui liikuda pooluste poole, tulevad järjest kõrbed, siis rohtlad, metsad ja lõpuks päris põhjas ja lõunas külm tundra. Nii, suur pilt on nüüd selge. Aga teeme nüüd nii, et zoomime sisse. Võtame luupi alla ühe konkreetse riigi, et näha, kuidas kõik need reeglid seal päriselt toimivad. Ja selleks riigiks on, nagu te juba arvata võite, Eesti. Vaadake kaardil, Eesti asub täpselt siin, segametsavööndis, ja see on tegelikult üks väga põnev koht, sest see on üleminekuala. Meist põhja pool on see karv okkaspuumetsade vöönd, taiga, ja lõuna poole jäävad juba suured lopsakad lehtmetsad. Eesti ongi täpselt nagu nende kahe maailma kohtumispaik. Aga teate, isegi ühe sellise vööndi sees on elu uskumatult kirju. Nii et lähme nüüd Eestis endas väikesele ringkäigule ja vaatame, milliseid erinevaid elupaikusid leida võib. Kujutage ette, peaaegu pool Eestist on kaetud metsaga. See teeb sellest kahtlemata meie kõige olulisema elupaiga. Ja nagu me just rääkisime, on meie metsad täpselt sellised, nagu meie asukohale kohane. See on segu kahest maailmast. Siin kasvavadki kõrvuti need põhjamaised okkaspuud ja natuke lõunapoolsemad lähtpuud. Ja see mets, see on koduks nii paljudele liikidele. Mändid ja kuuskede vahel näed kaski ja haabasid. Maapinnal, metsa all on mustikad ja vaarikad. Ja muidugi, just siin liiguvad ringi Eesti suurkiskjad, karu, hunt ja ilves. Ja metsakarjad tuhnivad ka siin samas. Okei, astume nüüd metsast välja ja läheme hoopis teistsugusesse kohta. Lähme sohu. See on läbinisti märg ja täiesti ainulaadne maailm. Ja see on kodus ka väga erilistele taimedele. Nagu näiteks see siin pildil, see on tegelikult lihasööja taim. Tema nimi on huulhein.
Rabade kogu point ongi see märg ja happeline pinnas, mida kutsutakse turbaks. Seal on tegelikult väga vähe toitaineid. Sellepärast saavadki seal hakkama ainult spetsialistid, taimed nagu turbasammal ja kanarbik. Ja muidugi, just rabadest me leiame need kõige paremad marjad, johvikad ja muragad. Aga liigume edasi. Ei saa unustada ka neid paiku, mille on kujundanud inimene ise. Räägime niitudest ja põldudest. Ka need on omamoodi olulised ökosüsteemid, kus elab jälle täiesti teistsugune seltskond. Niitudel näiteks kasvavad segised taimed nagu timut ja ristik, see on ju väärtuslik toit kariloomadele. Põldudel omakorda sirguvad rukkis ja oder. Ja need avatud maastikud, need lausa kubisevad elust. Need meelitavad ligi igasuguseid libikaid, metskitsed armastavad siin süüa ja rebased. Nemad peavad siin hiirtele jahti. Aga teate, asukoht ei olegi veel kõik. Eestis on mängus veel üks täiesti ülioluline tegur, mis paneb paika selle, kuidas elu siin käib. Ja see on meie 4 selgelt erinevat aastaaega. Vaadake seda pilti. See on täpselt üks ja sama koht. Aga 4 täiesti erineval ajal. See totaalne muutus, kevadisest ärkamisest lopsaka suvise roheluseni, sealt edasi sügise värvidesse ja lõpuks valge lumekateni välja. See ongi Eesti elu pidev rütm ja see sunnib absoluutselt kõiki siin pidevalt kohanema. Ja kuidas nad siis sellega toime tulevad? Kevadel on suur ärkamine, puud lähevad lehte, rändlinnud tulevad tagasi. Suvi, see on kiire tegutsemise aeg. Kõik kasvab, loomad kasvatavad poigi. Sügisel on pidu, viljad on valmis, kõik koguvad varusid talveks. Ja siis tuleb talv, loodus vajub justkui unne, linnud lendavad soojale maale ja need, kes siia jäävad, kasvatavad endale paksu talvekasuga, et külm üle elada. Ja see ongi tegelikult asja point. Elurütmi ei määra ainult see, kus sa oled, seda määrab ka aeg. See pidev aastaaegade ringkäik sunnibki kogu siinset loodust olema pidevas kohanemises. Ja lõpetuseks üks küsimus sulle. Mõtle nüüd oma enda kodukohale. Mis on need erilised tingimused ja mis on see rütm, mis kujundab elu just seal, kus sina elad? Loodus on tegelikult ju uskumatult põnev ja selle avastamiseks ei pea kaugele minema. See algab kohe su enda koduukse eest. Aitäh, et kaasa mõtlesid!